Davai, reservväelased uutel armaratassoomukittel. Mail said Luunja linnakus värskelt formeeritud reservväelased teisest jalaväebrigaadist väljaõpet uutele armasoomukitele. Või on täiesti täis see masin, läheb katki, siis tal on sees turvaneedis, mis lubab teil edasi sõita. Tänase väljaõppe eesmärk on reservväelastele tutvustada meie uut soomustehnikat ja valdavalt siis oleme võimanud siia õppesse autojuhid, reservistid, kes olid eelnevalt teenisid autojuhtide ametikohal. Et kui enamus mehed teenisid siin aega sel ajal, kui teises brigaadis veel soomukitest ei räägitudki, siis nüüd me oleme võimelised terve pataljoni suuruse üksusega uute soomukitega välja minema ja kindlasti annab ta meile väga palju juurde nii kaitstuse poolest, manöövri vabaduse poolest kui ka sõduri enda mugavus. Kuna soomuki sihturi üheks töövahendiks on raskekuulipildu ja Browning M2, siis said reservväelased ka sellega tutvuda. Tänase õppe eesmärk on saada see relv endale uuesti meelduletatud ja kui nüüd lähme siilile edasi, hakkame tegema siis suuremat kaevetöid ja ettevalmistusi, siis selle käigus nad saavad lisapraktikat ja sellega tuletavad siis kogu oma õppe varasemast meelde. Kui ma vaatan praegust Ukraina sõda, siis jao ja rühma relvastuse õppe 15 € drooni soomuk läinud. Ehk siis kui keegi saab EPV droonid hinnad hakkavad sealt 5 totist. Keegi teine peab selle relvasüsteemi üle võtma. Juurde tuleb veel siis kaitse püsib meil ja suudame tagada enda vabadust. No kõige keerulisem osa on muidugi selle luku lahti võtmine ja kokkupanek, et seal on kõige rohkem neid juppe ja erinevaid vedrusid ja peab hästi jälgima, et õigesti lahti võtta. Et ja muidugi seda jälgima, et midagi liiva sisse ei pane või siis kaotsi midagi ei lähe. Et see on kõige tähtsam selle juures. Mind pandi just sihturi peale, ehk siis ma olen soomuki üleval ja kuna mul ennem ei olnud Browning õpet, siis see muidugi aitab, et ma saangi Browning õppe ja tean täpselt, kuidas sellega ringi käia ja seda käsitleda. Päeva lõpetas lahingumeditsiini meelde tuletamine. Tuletame neile meelde eelkõige seda, mida nad kunagi on juba õppinud, aga siis meie keskendume rohkem sellele, kuidas abi tulel faasis inimesele abi anda, missugust abi seal üldse anda saab ja siis omakorda see kõik praktiliselt läbi teha. Oskused on üllatavalt head ja tunni lõpuks eelmine grupp tegi kõik 100% korrektselt ära. Cool. Tublid poisid. Hajutatud formeerimine õppusel Siil. Ja suurtükiväe pataljonid harjutasid õppuse Siil raames hajutatud formeerimist. Kui seni on Õhutõrje pataljon keskendunud peamiselt linnakupõhisele formeerimisele, siis see aasta teeme natuke teistmoodi kuna Taivloogi näeb hajutatud formeerimist. Taivloog tuleb kohe peale Airsofti videod. Selleks toome vastavad vahendid maastikule või kuhu kindlasti punkti ja samamoodi tulevad siia siis ka üksused, kes saavad siit kätte oma isikliku varastuse, relvastuse, esmase laskemoona, toidu ja peale seda, kui üksus on koos, juba meeskonnarelvad ja üksuse varastuse. On vaja harjutada mõlemat pidi, et ei pruugi olla ideaalset olukorda, kus saaks linnakus formeerida ja sellepärast on vaja teadmisi ja oskusi teha seda ka vajadusel maastikul. Ootused on kõrged, et väljaõppe on eelnevalt antud, loodame, et mehed suudavad enda ülesannet maastikul täita. Kindlasti on meil reservväelasi, kelle jaoks on uus 3-1 kandesüsteem, mis on senimaani saanud väga positiivset tagasidet. Enne siia tulemist väga ootasin rakmete punumist killu vesti külge, aga nagu ma näen, siis on siuke chest rig. Rahed olid meil juba minu teenistuse ajal, aga killukes ja kõik see varustus on kergem ja proog on ka kusjuures. See on siis killu vesti oluline särk ja siukest asja ma pole ka varem kandnud, et äge. Järgnevad sammud on see, et reservväelased seavad normaaljooksele oma käsitülirelvad ja samamoodi saavad värskendusõppe meeskonnarelvade puhul ning viivad läbi esmased laskeharjutused siis abirelvadest. Me vahetame küll neid, aga lihtsalt vaata palju seda pedaali vajutud. Ülesanneteks valmis reservväelased õppusel Siil. Oota, kõigepealt see. Pool Eestis toimub Kaitseväe suurõppuse Siil 25 raames üksuste formeerimine. Reservväelased saavad kätte oma varustuse ja hakkavad seejärel valmistuma Siili õpperahinguteks. Kas olete elevil ka?
Kott kaasas ja? Väga elevil. Ma olen Siilil esimest korda, nii et täitsa ootan, mida see õppus toob. Üpriski rahulik, et juba kaua oodanud, et kindlasti üks hüppekogunemine tuleb lähiajal ja meelel on hea. Võime järeldada, et kogu mu meeskond ja vanad kõik sõbrad on ka siin, et väga positiivne tunne on, et saab ikka oma inimesi ka näha. Mis siis formeerimisel jooksul toimub inimesel, kes on kutse saanud, tulnud kohale ja lõpuks väljub siit formeerimisplatsilt sõjaväelasena? Kõigepealt me võtame ta vastu, teeme ära esmased personalitoimingud, me vaatame, mis üksusest ta pärit on. Seejärel laseme ta läbi siis formeerimisliinis, kus ta saab individuaalvarustuse ja seejärel juba liigub oma allüksuse juurde, kus ootab teda juba soomukid, relvastus ja kõik see ülejäänud üksuse varustus ja siis algab kohe esmane treening, millega me nüüd tegeleme järgmised 5 päeva. Küünarnukiga põlve peale toetab. Keegi, kes seda nüüd õhtul telekast vaatab, tunneb, et pagan, ma jooksen ka kohale. Kas saab siin nii-öelda hilinenult ka formeeruda? Kindlasti. Meil on täna juba olnud üks juhtum, kus üks kalevlane, kes küll ei saanud formeerimiskutset, tuli kohale ja tahtis liituda pataljoniga ja loomulikult rõõmsalt me võtsime ta kõik vastu. Et kes iganes on kalevlane hinges, siis mina võtan vastu ja tulevad koos õppustele. Meil on kõik kirjas olemas, kus poole on vaja keerata. Mida teie sõbrad ja perekond teie reservteenistusest arvab? Eks nad ikka hoiavad pealt, et kõik läheks hästi õppustel ja ootavad muidugi koju. Hästi, mu väike vend on ka nüüd praegu ajateenistuses. Minu sõbrad ja perekond on väga toetavad selles minu reservteenistusega, kõik lubasid tulla. Mingit takistust ei olnud. Liiam oligi siuke, et kes keda ja kuidas võib-olla näeb. Õppus toimub 5. kuni 23. maini ning sellest võtab osa enam kui 16 000 Eesti ja liitlasvägede võitlejat. Ülesanneteks valmis reservväelased õppusel siin. Kas siia saabunud reservväelaste hulgas on ka mõningaid vanu tuttavaid, kes on siin juba mitmendat korda? Ja need on päris palju. Et tegelikult see juhtiv koosseis, kes võib-olla meie kaasub rohkem, et see on ikkagi selline seltskond, kellega me käime päris tihti läbi ja kutsume oma üritustele ja no ise ka väga aktiivsed. Et see on selline koht ikkagi, et kui tahad sõpri kokku saada, siis tuleb õppus korraldada. Kuidas teie Afganistani missiooni kogemus tänasel Siilil kasuks tuleb, kui peaksite võrdlema päris sõja ja lahingõppuste kogemust? No päris lahingkogemused annavadki tegelikult selle enesekindluse julguse teha neid asju, mida päriselt on vaja teha. Me teame tegelikult, mis asjad töötavad ja mis asjad ei tööta. Nii et see annab võimaluse fokusseerida seda väljaõpet ja viia tegelikult seda üksust hoopis teisel tasemel. Millal te ise viimati relvast lasta saite? Relvast lasta ma sain tegelikult vist mõni kuu tagasi viimati. Nii et ega pataljoni ülemäära seda ülemäära tihti ette ei tule. Ma loodan, et ma õppusel ikkagi oma relva tahmaseks saan. Kuhu me sõidame? Me sõidame Sirgalasse sõidame laskmistele. Mitmes selline reservväelase õppus see teie jaoks on ja kas näete siin palju vanu tuttavaid? See on meie mõlema jaoks siis esimene, sest teenisime koos olime ühes jaos ja tuttavad näod on ikka kõik, peaaegu kõik kohal siin. Millal te viimati relva käes hoidsite? Relva hoidsingi kuskil 5 aastat tagasi, kui viimati aega teenisin. Mis tunne nüüd on relva kätte võtta? Oi, väga super. Viiks koju, kui oleks võimalus. Kirjeldage, milline olete teie kaitseväelasena versus tsiviiledus? Ta viiks ta kodust välja ka, ma arvan. Ma arvan, et kaitseväelasena saad natukene olla enesekindlam, et kui tsiviilelus oled natukene rahulikum inimene, elad rahulikult, käid tööl, kodus, et võrreldes kaitseväega siin saab natukene oma adrenaliini välja elatud ja kamraadidega nalja teha. Hetkel siis on juba mingi russ karjus seal. Et me saaksime kõik reservväelased ühele tasemele
samal ajal kui siis osad võitlejad veel lasevad, erialamehed valmistuvad laskmisteks, siis käime üle sellised baasteadmised, mida on jagudel vaja, ehk siis sihtmärgi osutamine, et kuidas kaasvõitlejatele selgeks teha, kus vastane asub, nii et kõik ühtemoodi sellest aru saaksid ning formatsioonid, et metsa vahel liikumine ei oleks selline kaootiline, vaid ikkagi organiseeritud ja oleks lihtsam seda üksust juhtida. Kell üks, orienteer, rehvi hunnik. Mis tunne oli panna nüüd vormi uuesti selga? Noh, ma nüüd natukene tsiteerin oma abikaasat, et ütles, et sa olid rohelises väga ilus. Ehk siis kohe tekkis uhke tunne, et jälle saab Eesti eest võidelda ja võita. Olemas. Mitu pood on? Sul on vaja. Täna on Siili teine päev. Vahetasime just jaoga varustuse üle. Jõudsime siia laskmiskohta. Nüüd hakkame õppima oma erialasid kordama uuesti. Tuttavaid sõpru on üllatavalt palju tulnud. Meil siin jao koosseis on peaaegu terviklik, et siin 2 inimest on siin ja seal kuskil välismaal, aga ülejäänud kõik, kes on nagu said tulla, need on kohale tulnud. Millega sa praegu tegeled? Me võtame praegu trassermoona välja, kuna tuleohutuse tõttu seda ei tohi praegusel ilmastikul lasta, kuna naist läheb lihtsalt põlema. Siil on just alanud, oled sa siin vanu tuttavaid ka märganud juba? Vanu tuttavaid ei ole, aga ütleme, et päris elevil, et juba reserv läheneb ja õppused käivad ja terve pataljon. Päris lahe tunne. Tähendab seda, et vasakpoolne on masin, mida tuleb hakata jäigaga tõmbama. Parempoolne masin on see, mis tuleb ette. Kas see oli raske ülesanne, kuidas see lahendamine läks teil? Tegelikult läks suhteliselt lihtsasti, et tundub, et seda unimoogi on ikkagi hästi hooldatud ja see sama metallist lüli on ka suhteliselt uus, et tavaliselt on küll niimoodi, et ühe inimesega ei tõmba välja, aga tundub, et eelmised omanikud on hästi hoolitsenud selle auto eest. Kas see nende ülesannete käigus õpite olulisi teadmisi, mida Eesti maastikul kaitseväelasel tarvis teada? Kindlasti, ma usun, et nii tsiviilis tuleb saabiks kui siin sõja ajal näiteks. Pane valmis. Jõudu. Raiskus selle isegi siik peale. Ja...